aga teeme samamoodi. Nihutame koma 2 kohta paremale ja saame 57%. 57%, 57 100 kohta. Ja hariliku osamäärana ka. See on siis 57 jagatud 100-ga. Sama arv 3 moel. 0,02. Nii, mitu protsenti ta on? 2. Jah, sest 2 kohta liigutame koma paremale, saame 2%. Ehk 2 sajandikku. Ja 2 sajandikku saame teha lihtsamaks. Jagame 2-ga läbi, 1/50. 0,16. Just. 16% ehk 16 sajandikku. Ja kui me jagame mõlemad 4-ga läbi, siis me saame 4/25. Aga nüüd ma kirjutan sulle protsendimäärana ette. Teeme sellise asja nagu 24%. 0,24. Just, see on 0,24. Ehk 24 sajandikku. Ja ka siin saame 4-ga läbi jagada. 6/25. 78%. 0,78. Jaa. Ja mille me teisele poole kirjutame? 78. Just. Saame 2-ga läbi jagada. 39/50. 5,2%. Aga samamoodi nagu eelmises, sa viisid koma 2 kohta vasakule. Siin viid ka koma 2 kohta vasakule. Kas on siis 5? 0,05. Ja 0,052. Ja mis me nüüd paremale kirjutame? 2000. Just. Ehk siis me saame ka niimoodi kirjutada, et 5,2 jagame 100-ga kõigepealt, nagu siin 78 100-ga, siin 5,2 100-ga, mis ongi 52 tuhandikku, sest me saame koma paremale panna. 52 tuhandikku. 26 kolmest saame 4-ga jagada. 13 250. 2 viiendikku. Ja see on nüüd vaja protsentideks teha. See on 25%. Selleks, et me saaksime, me peaksime selle nüüd 100-ga korrutama. Nagu me siin ka korrutasime 100-ga, siis me saime sellest lahti. Kaks korda 100 jagatud 5-ga. Saame 200 jagatud 5-ga, 40. Siis me korrutame selle 100%-ga. Ja siis tulebki 40% ehk 0,4. Näen, 0,4, 40%, 40 sajandikku ehk 2 viiendikku, 11 sajandikku.
kuidas sa arvutasid? Nad on 100 kohta, nagu siin 24 on 100 kohta, see tähendab 24%. Siin on 11 100 kohta. 20. Ei, aga siin on see öeldud ju. Ta on 100 kohta, siis ta ongi ju 11%. Sest et me korrutame selle 100%-ga, et saada protsentides. Ja aga kuidas seal 20? Kus kohas? Seal on 2/5, kuidas sinnes 40 sai. No vaata, 2/5 ma korrutasin 100%-ga. 100 jagatud 5-ga on 20 ja 2 korda 20 on 40. Ja kuidas seal 11? Sest et kui ma selle korrutan 100%-ga, näed 100 ja 100 lähevad ära ja järele jääbki 11. Ja 10. osamäärana see arv on 0,11. ja 27 sajandikku. 27%. Just. 0,27. Ja 4/50. Mitu protsenti on 4/50? Vaata, kuna protsent on 100 kohta, me tahame siia alla saada 100. Praegu siin on 50 kohta. Millega me peaksime 50 korrutama, et saada 100? Siis me saame 250. Me 3-ga korrutame, saame 150. 2-ga, jah. 2-ga korrutame, siis me saame alla 100. Siis me peame 4-ga 2-ga korrutama. 4 korda 2 on? Jaa. Ja nüüd me näeme, et 4/50 on sama palju kui 8 sajandikku ja see on protsendina? 8. Just. Kuidas ma selle kirjutan? No sa võid siia vahele panna ka võrdusmärgi. Et siia igale poole vahele võib võrdusmärgi panna. Kumba ma alguses kirjutan 8 sajandikku või 4? Kirjuta 4/50 kõigepealt, sest sellest me alustasime. Kas siis see on 0,08%? On 0,08, jaa. Kas siis on 3? Kas selle saab siis 3 korrutada? Me tahame siia alla jälle 100 saada. 4-ga korrutame ja. Mis me üles saame siis? 8. Jah, saame jälle 8. Sama mis siin, järelikult see on ka 0,08 ehk 8%. 110%. Kas see on 0,010? Vaata, nüüd me võtame jälle 2 kohta tahapoole. Jagame 100-ga läbi ja saame 1,10. Jah, 1,1. Ja mille me paremale kirjutame? 10 sajandikku. Ei, ka kõik see, kogu see 110 tuleb 100. 10 sajandikku. Jaa. Võtame nullid maha, saame 11/10. Näeme, et ta on üle 1.
sest meil on üle 100%. Selle järgi saame kontrollida, et kui on üle 100%, siis on üle terve. Mitu tervet on 200%? 200% on 2,0. Jah, 2 tervet. Kui 100% on 1 terve, siis 200% on 2 tervet.